1973, 1996, 2007, 2025, Saksamaa, Suurbritannia, Island, Eesti. Rosvita auhind, kirjandusauhind, mida antakse ainult naiskirjanikele. Women's Prize for Fiction, parim Suurbritannias välja antud täispikk ingliskeelne romaan, mille on kirjutanud naine ükskõik mis rahvusest. 2023. aastast antakse välja ka sõsarauhinda Women's Prize for Non-Fiction. Vahel on välja antud ka parima esikromaani auhinda, kui parasjagu rohkem raha on kokku kogunenud. Islandi naiskirjanduse auhind sündis vastuseks sellele, et aastatel 2000 kuni 2007 läksid Islandil 65% kirjandusauhindadest meestele ja 35% naistele. Auhinna saavad 3 kategooria esindajad: ilukirjandus, lastekirjandus ja aimekirjandus. Eesti naiskirjanduse auhind. Parim eelmisel kalendriaastal ilmunud proosa, luule või esseeraamat. 26. jaanuaril on mu postkastis 3-lauseline meil. Üks naine on lugenud Sirbist artiklit, kus räägitakse möödunud suvisest naiskirjanike seminarist, muu hulgas ka sellest, et meil on vaja eraldi naiskirjanduse auhinda. See naine mitte ainult ei lugenud minu kirjutatud kokkuvõtet, vaid ülla tahab ka tulevast naiskirjanduse auhinda rahastada. Mis te arvate, mis ma kõigepealt tegin? Eks ikka DuckDuckGo'sin, et kas selline inimene on ikka olemas. Ja siis helistasin, et kuidas me asja nüüd siis teeme? Hakkame siis pihta. Ja kui me siis kokku saime ja kirjandusest ja elust ja asjadest rääkisime, sai selgeks, et me räägime Aivega samas keeles ja samadest asjadest ja et auhind tuleb. Kui ma siis suure rõõmuga pärast kohtumist autosse jõudsin, helistasin kõigepealt Andrale, et see suur auhind tuleb endast välja saada. Järgmiseks helistasin Svetale. Sveta oli proovis, jätsin sõnumi, auhind tuleb! Nii et selles mõttes on maailmas tegelikult mingi tasakaal olemas küll, et kui üks naiskirjanik hakkas mulle selle sama artikli peale tapmisähvardusi saatma, nii et ma pidin politseid teavitama, siis teiselt poolt on meil nüüd naiskirjanduse auhind. Ma ise mõtlen tavaliselt nii, et kui millestki nagu hästi kindlas kõneviisis rääkida, siis see ka tõeks saab. Ja mis te arvate, mis oli esimene küsimus, kui me oma igavesti toreda naiskirjanduse seminari seltskonna veebikoosolekule kokku ajasime? Kes see inimene on ja kas ta on üldse olemas? See küsimus sai jällegi kiire lahenduse ja sellest peale hakkas tööle meie korralduskomitee, et see kõik võimalikuks saaks. Kõigepealt said paika auhinna põhimõtted ja statuut, siis hakkas tööle žürii, siis asutasime Eesti naiskirjanduse seltsi 19. märts, mille üks põhitegevusi on naiskirjanduse auhinna väljaandmine. Kuulutasime välja nominendid 31. märts ja täna, 29. aprillil, tähistame siin esimest naiskirjanduse auhinna laureaati. Seda kõike 3 kuuga. Seda kõike 3 kuuga. Ja ma tahan siinkohal tänada kõiki neid naiskirjanikke, kes oma nõu, jõu ja ajaga selle auhinna asutamisele kaasa aitasid. See võttis omajagu rehkendamist ja arutelusid ja me leidsime ja rajasime ühise pinna ja põhja, millelt edasi minna. Ja otse loomulikult žürii liikmetele, kes otse kohe nõusse jäid ja kohe lugema hakkasid. See ongi tegelikult, mulle tundub, põhiline erinevus meie praeguse naiskirjanduse auhinna ja teiste kirjandusauhindade vahel. Naiskirjanduse auhind on asutatud alt üles. Selle põhimõtted ja statuut tuleb meilt endilt. Ei ole ühtegi kõrgemat instantsi, mis ütleks,
kuidas ja mida hinnata, kui meie Eesti naiskirjanikud ise. Meie rahastaja usaldab meid täielikult ja ei ole omalt poolt mitte ühtegi tingimust seadnud. See on pead pööritama panev vabadus. Kas pole? Minu jaoks isiklikult on ääretult oluline see märk, mille me anname kõigile tüdrukutele ja noortele naistele, keda me kasvatame ja kes tulevad meie järel. Kui meil midagi puudu on, siis teeme selle teoks. Teeme selle ise. Me ei pea ootama. Meil näiteks ei olnud ka kohta ega võimalust, kus naiskirjanike puudutavate teemade üle arutleda, nii et me kutsusime kokku naiskirjanike seminari, kus selgus, et me ei ole oma rõõmude ja muredega üksi, et meid on naisleegion. Siin me täna oleme, suur osa sellest naisleegionist. Ja mine tea millal, aga võib-olla jõuame ükskord ka sinna maani, kuhu näiteks sel aastal on jõudnud Suurbritannia Women's Prize for Fiction, et nad valivad lihtsalt suvalise naiskirjaniku, kellele üle anda 100 000 naela. Nii et eesmärgid peavad olema kõrgel, küll siis jää liikub ka. Kõigile naistele, kes juba kirjutavad või alles harjutavad kirjutamist või alles koguvad ennast, et kirjutama hakata, siis kirjutage ja kirjutage ja kirjutage rohkem. Meie häält on maailmal väga vaja. Meie häält on Eestil väga vaja. Ühtlasi annan siinkohal teada, et kõik naiskirjanikud ja naiskirjanduse toetajad on oodatud Eesti Naiskirjanduse Seltsi liikmeteks astuma. Ja annan lava üle žürii liikmetele Hannele Kaldma, Eeva Nooni, Tiina Põldaru ja Sirel Heinlo. Palun. Kas me peaksime kõik siia tulema? Olgu. Tere! Veidi heidutav on siin valgusvihus seista. Mina olen Hannele Kaldma ja võtsin endale võimaluse žürii ja enda nimel mõni sõna öelda. Me ei seadnud endale sihiks panna raame, milline peaks olema õigem või parem naiskirjandus. Kõik, mida naised kirjutavad, on kirjandus, on naiskirjandus ja me kirjutame seinast seina. Proovisime seda ka oma nominentide valikus näidata, et meil on nii proosat kui luulet, õhukesi kui pakse raamatuid, romaane ja novelle, ajalooliseid ja tänapäevaseid teoseid, et lugedes saab nii naerda kui nutta. Piirduda 12 ei olnud kaugeltki mitte lihtne. Kui saaks, annaks auhinna igale ühele neist ja veel mitmetele, kes nominentide seast välja jäid, sest meil on palju häid naiskirjanikke ja need 12 ei ole kaugeltki mitte ainsad, kes sel aastal raamatu ilmutasid. Me käisime läbi üle 130 raamatu. Kui oleks võimalik, saaks neist teha 50 longlisti ja 25 ja nii edasi. Neid on palju, nii neid naisi, kes kirjutavad aastas ühe raamatu, kui neid, kes kirjutavad mitu, kui neid, kellel kulub palju aastaid, võib-olla terve elu, et kirjutada üks. Ei tahtnud ühtegi neist välistada žanri, vanusega ühegi muu kategooria põhjal. Eesmärk ei ole, et me võistleksime oma vahel, kes on parasjagu kõige parem naiskirjanik, vaid et me kõik oleksime nähtavamad, kuuldavamad ja saaksime oma aastate pikkuse tööga esile tõusta. Lõppude lõpuks on meie teekond alanud enamasti ju lugema ja kirjutama õppimisest saati. Et oleks vähemalt üks auhind, kus on kindel, saagu mis saab, naised on keskpunktis. Järgmiseks annan sõna Sirel Heinlaole, kes tutvustab lühidalt kõiki nominente. Aitäh! Tutvustan siiski tõesti kõiki veel kord. Esimene nominent
oli meil Kristiina Ehin Südametammide taga. See on pillerkaaritav ja keeleliselt ilus romaan, mis annab sissevaate loomingulise ja ambitsioonika naise eneseotsingutesse ja loominguprotsessi kogu selle igapäevaelu kirevuses. Romaanis peegelduvad humoorikas ja eneseiroonilises võtmes ka suhted lähedastega ning kirjutavate kaasmaalastega Eesti kultuuriloost. Sveta Grigorjeva Kriitor on anarhist. Eesti esimene läbinisti feministlik esseede, arvustuste ja intervjuude kogu on ergas ja hästi komponeeritud raamat, millest võiks alguse saada mõndagi uut meie kirjandusmaastikul. See on justkui käsiraamat, mille poole naiskirjanik saab pöörduda, kui tal tekib küsimusi, kuidas ennast kirjandusmaastikul positsioneerida. Heidi Iivari Meidensuud mehed, meie suguvõsa mehed on kakskeelne luulekogu, milles on osavalt ja tundetäpselt kirjas nii seigad perekonnaloost kui tänapäeva naise elust. Kuigi pealkirjas on mehed, räägib raamat samavõrd või veelgi enam naistest. Need saatused poevad hinge, tekitavad äratundmist, olgu tegu Eesti või Soomega. Piret Jaaksi Põdravalgus on müstiline ja teatrimaagilise õhustikuga romaan, kus abielupaar, kes on üle elanud ühise trauma, püüab taas luua omavahelist mõistmist, raputades end senisest välja ning kolides maale mere äärde. Vaikimisse ja eemaldunud lähedaste asemele ilmub väljavalitud tegelastele valge põder, kellega koos selgineb ka soov esivanemate tarkusega sidet hoida ning õppida sealt siirderiituste elusidumise maagiat. Lilli Luugi Ööema, peamine tegevuspaik Raba, on võõrale raskesti ligipääsetav, kuid romaanis imab see keskkond lugeja endasse. Metsavendade ja sõja-aastate elu naiste pilgu läbi avaneb nii nägemuslike piltidena hilisemast ajast kui ka ööpimeduses otse väriseva hirmu keskelt. See romaan näitab ja kasutab kujutlusvõimet parajas annuses. See on ilus, karm ja leebe kujutamisviis. Jaanika Läänemetsa Linnupetja on keeleliselt nõtke luulekogu. Haarab algusest peale kaasa, viib retkele läbi aasta ringi ning nii oleviku kui minevike keerdkäikuda. See innustab luuletusi üha enam üle lugema, silme ette kerkivad suved koos koduse butafooriga, emailkausid, saunatrepp, peoleode laul, lämbepalavus või lõputu vihm. Karoliina Pihelga lõikejoon, kaunis ja täpses keeles kirja pandud enese taasleidmise teekond, millega on lihtne samastuda. Ilmselt on nii mõnigi meist olnud olukorras, kus tuleb end suhte järel uuesti avastada. Tundlikult on ühte põimitud nii tegelase isiklik areng kui ka aktuaalsed ühiskondlikud teemad. Lausa uskumatu, kui palju sisu mahub napile 90 leheküljele. Maarja Pärtna Ülestõusmise serval. Luulekogu, mis kõneleb inimesega, kes elab ja kogeb maailma nüüd ja praegu. Selle raamatuga ühes julgeb lugeja vaadata ühiskonnas ja eneses valutavatesse kohtadesse, sest kõige selle tulemusel jääb lootus alles. Autori mina keeldub alla andmast. Ta loob ruumilisi kujutluspilte, mis on skulpturaalsed, utoopilised, hingeseisundeid jälitavad ja uueks loovad. Luulemina ei peida pead liiva alla. Ta kummardab pea elus looduse ees. Piret Raua Keedetud hirvede aeg on kunstniku romaan ning noore naise kujunemislugu, mis kujutab ajastut enne Eesti taasiseseisvumist. Romaan on poeetiline viisil, mis loob lummavat atmosfääri ja on samas kiire ja kerge tempoga edasi kulgev. Fookuses on tegelaste siseelu, totalitaarse ühiskonna pained jäävad aimatamaks. Ka siin romaanis, nagu Piret Jaaksi teoses, suundutakse ühelt poolt vaikuse murdmiseks ja teiselt poolt kurjade keelte tõrjumiseks maale elama.
Mina tegelane ärkab ses olukorras iseseisvusele vanemate tegutsemisest erinevalt ja omas rütmis. Ave Taaveti Kasukas on krutskeid ja vimkasid täis novellid, milles seikleb nii libahunte, suuri muste kasse, intelligentseid, avokaadosid. Need on lood, mis jäävad meelde, et ootamatutel hetkedel taas välja vupsata. Autor seob tänapäevase eluolu ja pärimusest tuttavad tegelased mõnusaks äratundmist täis kogumikuks. Andra Teede Katariin ja kurjad onud on romaan, kus kõike suutev noor pereema satub sekeldustesse, mis viivad lugeja mitme ebameeldiva kuriteo tunnistajaks. Tegelasel libiseb kontroll käest, kuid autoril mitte. Ta oskab kiirelt õhustikku luua ja kogu sündmustiku kaasakeskuvaks lugemiselamuseks muuta. Elo Viidingu Suurte hingede kannul on napp ja keeleliselt lihtsasti ligipääsetav novellikogu, mis ometi pärast lugemist lugejast end nii lihtsasti enam lahti ei lase, meenutades, et me kõik oleme omavahel seotud. Autoril on oskus mängida stereotüüpide ja meie eelarvamustega nii, et autori positsioon libiseb kogu aeg eest ära. Küsimus, kui palju ja mille kaudu oleme osalised elu hammasterataste vahele jäänud inimeste eludes, paneb ennast ühe uuesti üle küsima. Aitäh! Ja nüüd on käes suur hetk, kus me kuulutame välja tänavuse laureaadi. Nii, kas ma lihtsalt ütlengi? See tundub nagu peaks mingi... Nii, tänavune Eesti naiskirjanduse auhind 2025 laureaat on Karoliina Pihelgas romaaniga Lõikejoon. Maailma kõige väiksem tšekk, kõige väiksem tšekk. Karoliina Pihelga Lõikejoon sai valitud auhinna laureaadiks üksmeelse otsusega. Karoliina Pihelgas on autor, kes on näidanud, et ta julgeb kirjutada endale olulistel teemadel ka siis, kui see eeldab riski võtmist. Auhinnatud romaanis Lõikejoon on nii jõudu ja vitaalsust kui ka rikkalikku poeetikat, mida avastada. Igal lugemisel ilmneb selles mõni uus tunne või kiht. Ka lugeja ei tea alati, mis tunded talle seedida jäävad. Olen seda ise lugenud näiteks 3 korda. Rähklemine looduses, õõnes, värin, hinges, uued algused, mis jääb peale. Oma eelmises romaanis Vaadates ööd näitas autor oma süvitsi mineku oskust. Eriti ajalooliselt. Selles uues romaanis tulevad esile vitaalsus ja psühholoogiline täpsus, poeetiline osavus ja kujundlik nõtkus on Karoliina Pihelga luules olnud kohal pidevalt. Ja ma ei oska öelda, kuhu ta edasi liigub, kuid näiteks romaan rohkemate erinevate tegelastega on Pihelgale kindlasti jõukohane. Tõestusi sellest ma just loetlesin, aga veel kord psühholoogiline täpsus, süvenemisoskus oma materjali ja see tähendab, et ka sisselamise võime teistesse tegelastesse. Ja see käsikäes meisteliku poeetikaga ja järjest kasvanud kompositsioonitunnetusega žüsee loomisel. Ja need on omadused, mis teevad lugeja relvituks. Nii et kui Pihelgas leiab teema, millest ta saab kirjanikuna olla ehe,
saab ta veel enam rakendada ka oma romaani fiktsiooni loomise oskust. Auhinnaga anname talle selle võimaluse, kuid loomingulised otsused on autori teha. Aitäh, palju õnne! Annan sõna edasi. Ja nüüd anname sõna Karoliinale, kes räägib meile, ma ei tea, midagi. Ja, palun, Karoliina!